õed ja vennad. Avame Tartu Tamme Gümnaasiumi 105. aastapäevale pühendatud piduliku kontsertaktuse. Meie oleme aktuse õhtujuhid. Minu kõrval seisab Joonas Danilov, kes on 74. lennuvilistlane. Ja siin on Emily Hurt, kes õpib 11. klassis ja temast saab tulevase 80. lennuvilistlane. Tartu Tamme Gümnaasiumi lipu toovad sisse vilistlased Margus Sarap 37. lennust, Lisett Pärna 71. lennust ning Eliise Toomse-Velken 71. lennust. Palume lipu sissetoomiseks püsti tõusta. On kaunis tava, et meie vilistlaskond naelutab koolilipule väärikat sünnipäeva tähistava mälestusplaadi. Palume Tartu Tamme Gümnaasiumi lipule mälestusplaati kinnitama lipu sisse toonud vilistlased. Täname mälestusplaadi kinnitajaid. Anname sõna Tartu Tamme Gümnaasiumi direktorile Ain Tõnissonile.
head koolivennad, head külalised, head kolleegid. Haridus on oluline. Meil siin Eestis hõbedat ja kulda ei ole, nagu ütleb laulusõlm. Ja selles mõttes on haridus peaaegu ainukene asi, mis meil olemas on. Ja umbes niimoodi me räägime välismaalastele, kes käib meil külas koolis ja siis, kui nad kiidavad Eesti haridust ja meie kooli. Ja ses mõttes on Tartu Tamme gümnaasiumi 105. sünnipäev oluline asi. Ja siis äkitsi on hea kuulata 10 aastat kooli juhtinud inimese mõtisklust või aruannet või kuidas iganes seda võtta. Me ei taha olla, ei ole vaikiv ununev lehekülg aegade raamatus. See on meie kooli motto, mis on pärit Anna Haava luuletuse ridadest. Mõnikord me seda ütleme niimoodi nagu jutu jätkuks, enamasti me ütleme seda austusega, mõnikord me tõlgendame seda natuke niimoodi ja mõnikord me tõlgendame seda natuke naapidi. Ja eks sellel olegi tõlgendusvõimalusi üsna erinevad. Minu jaoks peitub selles 2 sellist olulist sõnumit. Esimene neist on see, et me oleme elujõulised ja ettevõtlikud ja teine on see, et me võime teha asju natuke teistmoodi. Võiks isegi ütelda, et kiiksuga. Elujõudu ja ettevõtlikkust me näeme siis, kui me vaatame ajalehti või telekat ja näeme seal enda vilistlasi, ükskõik mis eluvaldkonnas nad toimetavad, nad saavad väga hästi hakkama. Me saame neid valida, kui on vaja valida. Seda on näha ja ilmselt on olnud siin ka koolil oma roll. Meist on igal ühel ka koolis teatud sellised mälestused, et võeti ette. Ja kui üks nädal aega tagasi, umbes nädal aega tagasi, üks mu kolleeg ütles, et neil oli klassiõhtu ja siis õpilased olid teinud suvel portsu filme ja siis neid koos vaadati. Siis mulle tuli meelde üsna täpselt seesama asi, mida hea vilistlane rääkis aastast 1980. Me ei pea tegema kõiki asju, mis me teeme sellepärast, et see on kuidagi muud õppekavas, vaid mulle tundub, et me peame seda tegema lihtsalt seda, et koos on tore asju ette võtta. Meie kool on püsinud 105 aastat, sinna on jäänud sõdasid või õigemist asutati pärast ühte sõda ja siis vahepeal oli üks, mis oli hästi keeruline. Aga tegelikult päris keeruline aeg oli ka 10 aastat tagasi, kui meie kool läks 2. Ma arvan, et me tulime sealt välja väga võimsalt. Praegu on meil 2 kooli samast juurikast pärit ja nendel mõlemal koolidel läheb väga hästi. Me oleme elujõulised ja ettevõtlikud ja me loodame olla samasugused edasi. Ning mulle tundub, et me oleme ka väikse kiiksuga. Esmalt sellepärast, et meie juurde on alati põgenetud ja põgenetakse siiamaani. Mõnikord põgenetakse õhutatud akadeemilisuse eest, mõnikord põgenetakse suhete pärast. Neid lugusid on 50 aasta tagant, head endised kolleegid on seda rääkinud. Neid lugusid on 25 aasta tagant, mäletan ise, ja neid lugusid on praegu ka. Ja meil on see maine, et erinevad inimesed on meile oodatud. Ja meil on julgust ja oskust sellega nende õpilastega, nende noorte inimestega toimetada. Ja julgus on siin võib-olla isegi olulisem kui oskus, aga seda meil ka, et julgust toimetada, sest mulle tundub, et me näeme ka kaevaste ja suleliste seas neid inimesi, kelle eest võiks olla ühiskonnale tolku, päris korralikult tolku. See kiiks ulatub ka sinnamaani, et kui mõtled õpetajate peale, siis issanda loomariigi variatiivsus on suur. On seda olnud ajast aega ja ma ei hakka praegu näiteid tooma, seda saab teha hiljem ka, aga ma võin julgelt kinnitada vanematele vilistlastele seda, et praegune aeg ei erine kuidagi eelnevast ajast. Meil on häid omapäraseid iseloomuga õpetajaid. Ja see on puhas rikkus, sellepärast, et õpilased peavadki nägema erinevaid inimesi. Ja kui sa tahad midagi
tugevalt suurt maha müüa, siis seda teevadki ainult tugevad inimesed. Ei ole mingisugused pehmod. Kõike seda muidugi võib olla üsna keeruline klattida ja taluda. Ja just siinkohal ongi suur aitäh saan öelda meie kooli pidajale, sest õpetajatest saab ka edasi projitseerida. Meie pidaja kooli pidaja on suurepärane. Vägagi normaalne. Ma arvan, et Eesti üks parimaid. Vägagi talumisvõimeline, annab meile autonoomia ja võimaluse toimetada omapäraselt, nii nagu meie vajalikuks peame. Ja ses kohas on hea öelda seda, et ma olen alati arvanud, et olla riigigümnaasium Tartu linnas on Eesti, kui mitte maailma kõige parem valik. Riigi käes on hea olla ja Tartu linnas on hea olla. 2 väga head süsteemi on omavahel siin niimoodi kokku saanud ja meie elame nagu või sees. Nii et mulle tundub, et meie kooli motoga on hästi, oleme elujõulised, saame endale lubada teha asju moel, nagu me tahame või õigemini vajalikuks peame. Teine minu mõttekäik puudutab meie kooli arengukavas mitmeid aastaid olnud ühte mõtet, isegi mitmes arengukavas. Ja see mõte on selline, et koolis tehakse kõvasti tööd ja siin on hea olla. Ja need 2 ei ole vastuolus. Et kõvasti tööd ja hea olla. Praegusel ajal tundub, et on igas koolis keeruline. Miks? Tundub, et meie elu on selline, et kui külmkapp on täis, siis motivatsioon kukub. Õnneks siin küll natukene läheb selles mõttes paremaks, et inimesed hakkavad järjest rohkem aru saama, et raha ei kasva kuu otsas ja tegelikult peab ise pingutama selleks, et toime tulla. Aga tundub, et see on asi, mis haridust mõjutab. Ja teine mõte on see, et haridus peab olema huvitav, peab jah. Aga mõnikord läheb meie hariduses sellisel moel, et õpetaja peab seda huvitavaks tegema ja õpilane ja vanem nagu ei pea. Et nii ta natuke on. 3. Eesti haridust iseloomustav omadus kipub olema see, et meil on palju erivajadusi ja see on lihtsalt selline on, me saame sellega hakkama. Keeruliseks läheb siis, kui me ei suuda iga kord teha vahet sellel, et missugune on erivajadus ja missugune on juba natukene selline koht, kus viskab õpitud abistust sisse. Ja see on tõesti teeb elu keeruliseks selles mõttes, et ühtepidi on oht teha inimesele haiget ja teistpidi on oht olla mitte nõudlik. Aga nõudlikud peame me olema. Mulle tundub, et me oleme nendes oludes päris hästi hakkama saanud. Me väga loosungeid ei pillu, kui kaasaegsed me oleme, aga ma arvan, et me oleme küllalt huvitavad, küllalt toetavad, küllalt nõudlikud. Ja kui vaadata õpetajate lehte mõni kuu tagasi, siis oli Tartu Tamme gümnaasiumi vilistlased olid 3. nende seast, keda Tartu Ülikooli vastu võeti. See on päris hea. Ja kui vaadata riigieksami tulemusi, mida ikka vaadatakse, nüüd neid enam ei avalikustata küll, siis me oleme seal ka üle Tartu keskmise ja kui Tartu on Eesti hariduse lipulaev, siis on see tulemus ka päris hea. 1928. aastal arutas, toona see oli 16. algkool, õppenõukogu 6. klassis käiva Pauli halva ja korratu ülalpidamise ning õpetajate ja vanemate petta püüdmise lugu. Variant oli 3. Arvata poiss koolist välja, alandada elukomme halvaks, alandada elukomme rahuldavaks. Hääletustulemused olid vastavalt 1, 2 ja 4 häält. Mis on selle loo puänt? Minu meelest see, et koosolek lõppes kell 12 öösel. See on üks minu lemmiklugusid kooli ajaloost. Esimese hooga tundub, nagu peaks viskama poisi välja ja kui on pikalt arutatud, siis jõutakse ikka selle juurde, et äkki tast saab asja, proovime veel. Ja kui ma seda lugu lugesin, siis tulid mul meelde direktor Helve Raigi sõnad, kes ikka ütles, et peab ikka inimene olema.
et ole ikka inimene. Ja kui ma 10 aastat tagasi tulin siia kooli tööle, siis õppealajuhataja Helle Maarman ütles, et siin on sõbralikud inimesed ja see on hästi oluline sõnum. Me käisime mõni aeg tagasi koos kolleegidega teates vaatamas ühte sellist kooliharidusega seotud tükki, kus oli olukord päris problemaatiline ja siis kolleeg Anneli Leima ütles pärast, et kuule Ain, kas meil oli ka nii? Ja mina võisin üsna kindlalt ütelda, et ei olnud. Ja mulle tundub, et me oleme olnud alati sõbralikud, konstruktiivsed, vastutustundlikud inimesed, kui ma pean silmas õpetajaid. Ja kui ka vaadata mingisuguseid näitajaid, siis meie kooli tahetakse tulla, meie kooli maine on hea. Usun, et me oleme sellega hakkama saanud, et tehakse kõvasti tööd ja siin on hea olla. Usun samuti, et meil ei läheks sugugi nii hästi, kui meil ei oleks teid, hea kogukond, head vilistlased. Teie aitate meie kooli edasi kanda. Täna tõid lipulavale vilistlane Margus Sajak, kes on olnud hoolekogu juht üle 10 aasta ja vilistlaskogu juht samamoodi. Teda saatsid Lisette Pärna ja Eliise Toomsalu, kes olid need õpilased, kes tulid meie eelmisest majast meie majja, praegusesse majja kaasa. Nad otseselt kaste ei tõstnud, aga mulle tundub, et väärtusi küll ühest majast teise ja teie, kes te olete siin saalis, teete seda ka moel või teisel. Teie tarkus ja abi aitavad meil õpetust läbi viia. Ma arvan, et me teeme oma õpetust suhteliselt rätsepa tööna ja seda me ei saaks teha kuidagigi nii, kui meil ei oleks nii häid vilistlasi ja nii häid partnereid. No mitte kuidagi ei tuleks see välja. Olgu siis erinevad õppesuunad ja seal olevad kursused või praktikad või midagi veel. Te aitate meid. Teie eeskuju aitab noortel sihti seada. Tsiteerin vilistlast Andrus Ansipit, kes käis meil külas ja kirjutas hiljem. Ma oleksin rahul, kui kohtumise järel ei pelgaks nad tähtsaid ameteid ja ametikandjaid. Oleksin õnnelik, kui neil kaoks aukartus nende ametikandjate ees ja kasvaks usk endasse. Pole need peaministrid või saadikud midagi erilist, minust saab parem. Nii on. Täpselt samas võtmes toimib ka meie vilistluslaad, mis on iga-aastane üritus ja kus ka eelmisel nädalal oli 30 värsket vilistlast, kes rääkisid praegustele õppuritele, kuidas edasi minna, kuhu minna. Täna antakse üle stipendiumid. Otsapidi on need abiks, aga teist otsapidi on need samamoodi eeskujuks. Kuhu pöögida ja missugustest inimestest eeskuju võtta. Te hoiate meid silmas. Mul on hästi meeles nii mõnedki vestlused, kus mul koolijuhina on olnud üsna keeruline, kus te olete olnud nõudlikud. Mul on nad isegi niimoodi meeles, et ma üsna täpselt mäletan, kus konkreetne vestlus toimus ja kes see seal juures oli. Viimane neist oli meie kevadise aktuse ajal, kui ma soovitasin õpilastel leida suvel aega molutamiseks. Sest ka selleks on vaja aega, kui ollakse kõvasti tööd teinud. Et samas ega ju kogu elu ei peaks molutama ja selles mõttes oli ka selline kriitiline pilk hästi vajalik. Mulle tundub, et rumalasti ja kehvasti me ei saaks. Ja Eestis on olemas, igas riigis on olemas välishindamissüsteem ja mulle tundub, et tegelikult meil seda süsteemi vaja ei ole. Sellepärast, et meil on nii nõudlik kogukond, et me saame selles mõttes ilma riikliku kontrollita hakkama. Aga õnneks ma tunnen ka teistpidi, et me oleme hästi hoitud, te toetate meid kogu aeg ja seda vast on isegi rohkem kui seda nõudlikkust kindlasti on. Kokkuvõttes. Tartu Tamme gümnaasiumis on väga head õpilased. Tartu Tamme gümnaasiumis on väga head vanemad. Meil on väga head partnerid, meil on väga head vilistlased, mul on väga head kolleegid. Ma olen hästi tänulik, et ma saan selles seltskonnas töötada. Ilusat koolisünnipäeva!
sõna Tartu Tamme Gümnaasiumi koolipidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerile Kristi Vinter-Nemmatsile. Austatud koolipere, vilistlased, külalised. Haridus on see, mis jääb järele pärast seda, kui koolis õpitu on ununenud. Nii sõnastas hariduse mõiste füüsik ja filosoof Albert Einstein. Ma olen veendunud, et Tartu Tamme Gümnaasiumi pakutav haridus on suurepärane ka selle tsitaadi valguses. Ja ma ei pea siin silmas mitte koolis õpitu unustamist. See, et mingi osa koolis õpitust aja jooksul ununeb, on paratamatu. Hariduse eesmärk ei ole pelgalt teadmiste mehaaniline omandamine ja faktide päheõppimine, vaid iseseisva mõtlemisvõimne ja probleemide lahendamise oskuste tekitamine ja uudishimu arendamine. Hariduse tõeline väärtus seisneb teadmises, mis toetab inimeseks kasvamist ja ka elus toimetulekut. Sellega on Tartu Tamme Gümnaasiumi lastele ja noortele haridust andes suurepäraselt hakkama saadud. Ükskõik, kas me vaatame kooli 105-aastast või 80-aastast tegutsemisaega. Ma soovin Tartu Tamme Gümnaasiumile õnne mõlema tähtpäeva puhul, mis hetke lugeda alguseks on mõnikord tõeline küsimus, kuivõrd alguse juured võivad olla peidus. Täna me võime koos rõõmu tunda, et paarkümmend aastat tagasi leiti üles dokumendid, mis lisasid koolile veel veerand sajandi jagu aastaid ja koos sellega loomulikult ka väärikust. Kooli veidi vanemat ajalugu vaadates paistavad silma 60. aastad, kui te kolisite Tamme puiestee majja, mis jäi teie koduks tervelt 50 aastaks. Samast ajast saati olete te ka kaldu, nagu ka direktor ütles, loodus- ja täppisteaduste poole oma väikeste kiiksudega, mis on erakordselt olulised. Eeskujulikult ajaga kaasas käies on arenenud ka teie kallakud. Kui küsida, mida ühist on loodusel, meditsiinil, tehnoloogial, infotehnoloogial ja kultuuril, siis küllap annaksid siin saalis viibijad kiirelt vastuse, et need on Tartu Tamme Gümnaasiumi 5 tänast õppesuunda. Need on need, mille järgi teid tuntakse nii Tartu kui ka tegelikult laiemalt Eesti haridusmaastikul. Tänapäevane õpe peab olema praktiline ja päriseluga seotud, mida siin pakutav õpe kindlasti ka on. Õppe praktilise poole läbiviimiseks on teile appi tulnud sõbrad kõrgkoolidest ja ma usun, et õppijad hindavad võimalust saada lisaks teoreetilistele teadmistele ka oma valitud suuna hästi praktilisi oskusi. Sõpru teil jagub. Koolivilistlaskonna tugevust ilmestavad rahvarohked juubelipeod, nagu ka täna võib tunnistada. Kuid vilistlaste panus oli märkimisväärne ka 2015. aastal nii-öelda pereheitmise aegu, mil senine üks kool jagunes 2. Põhikoolina jätkav Tartu Tamme kool jäi tegutsema Tamme puiestee majja ja Tartu Tamme Gümnaasiumi pidajaks sai riik ning koolipere sai enda käsutusse hästi moodsa koolimaja. Tuhandete vilistlaste jaoks, kes on poole sajandi vältel koolist tuule tiibadesse saanud, jääb oma kooliks muidugi Tamme puiesteel asuv maja. Ma ei hakka üles lugema kõiki silmapaistvaid vilistlasi, seda ei jõuakski. Neid on põrsunud sellest koolist väga palju. Mainin siiski, et nii nagu ka juba direktorilt kuulsime, tõesti on siit põrsunud nii tähtsaid poliitikuid kui ka väga andekaid teadlasi, kes on Eesti elu märkimisväärselt edasi viinud.
Märgin ära ka vilistlaste panuse kooli aitamisse, kes on abistanud hüva nõu, kes õpetamisega, kes toetanud materiaalselt. See näitab väga tugevat kogukonda. Mul on hea meel selle üle, et Tartu Tamme Gümnaasium on olnud avatud nii kogukonnale kui ka külalistele ja Tartu Tamme Gümnaasiumisse tahetakse tulla nii külla kui ka õppima. Tulen tagasi Einsteini mõttekäigu juurde. Kool ei ole pelgalt koht, kus õpitakse. Koolis sünnivad ideed, sünnib loovus, visioon ja tulevik. Tartu Tamme Gümnaasium on loonud õppijatele suurepärased võimalused õppimiseks ja arenemiseks. 105 aastat on olnud tõestus sellest, et haridus on rohkem kui lihtsalt teadmiste edasiandmine. See on elamise kunst, see on loovuse, empaatia ja koostöö kasvatamine. Ma tänan kõiki, kes on andnud oma panuse Tartu Tamme Gümnaasiumi tegemistesse ja kes on toetanud kooli arenemist. Palju õnne meile kõigile, head vilistlased, sõbrad ja olgu järgmised 105 aastat täis sama suurt kirge, koostööd ja visiooni, nagu on olnud need esimesed. Aitäh! Meie kooli puhkpilliorkester Tamme esitab loo Coldplay Classics, seade Michael Brown.
sünnipäeval antakse traditsiooniliselt üle mitmed stipendiumid. Katri Raik ja Mart Raik lõid 2020. aastal Helve ja Ants Raiki nimelise stipendiumi Tamme gümnaasiumi õpilasele, kellel on silmapaistev huvi geograafia, keskkonna ning looduse tundmise vastu. Palume stipendiumi üleandmiseks lavale Katri Raiki. Tere õhtust, hea Ain, hea koolipere, head vilistlased, head kõrged külalised. Mina olen enamuse oma teadlikust elust teid kadestanud, sest mind Tartu 5. keskkooli Tamme gümnaasiumisse õppima ei võetud. Mulle öelda kodus, et mul on kohutav iseloom ja võib-olla viimastel päevadel olen ma Eesti ühiskonnale tõestanud, et mu emal ise oli õigus. Aga minu lapsepõlve kuulub Tamme gümnaasium, 203. ruumi tädi Ilje, õpetaja Ilje Toominga tahvel, seal ma õppisin kirjutama. Tamme gümnaasiumiga on seotud väga-väga palju mälestusi ja mul on väga hea meel, et minu ema ja isa, Helve ja Ants Raik, pühendasid osa oma elust, väga suure osa oma elust Tamme gümnaasiumile. Ja venn Mardiga lõime siis tõesti mõned aastad tagasi stipendiumi Tamme gümnaasiumi õpilasele, kes tunneb huvi geograafia vastu, sest tema ise olid geograafid ja muidugi looduse ja keskkonna hoidmise vastu. Ja sellel aastal saab selle stipendiumi Karoliina Kotsar. Karoliina, palun. Karoliina, ma tohin küsida, kas sa ei karta? Mille poolest on Tamme gümnaasium maailma parim kool? Hea keskkonna poolest. Palju õnne Tamme gümnaasium! Neinar Seli ja Kristo Seli kutsusid 2021. aastal ellu stipendiumid Tamme gümnaasiumi õpetaja arengu, noore teadlase ja parimate sportlaste toetuseks. Stipendiumid annab üle Neinar Seli. Tere ka minu poolt kõigile. Kuna mul on hääl ära, siis ma väga pikka juttu ei saa pidada nagu eelkäijad, aga ma tahaks tänada meie vilistlaskogu ja hoolekogu esimeest Margus Sarapit, kes tegelikult seda fondi ja kogu seda meie asjaajamist hoiab. Ja kutsun üles kõiki siis ka, kes tahavad samamoodi toetada, siis Margusega kontakti võtma, eriti mehi. Ja miks just mehi, siis võib-olla kõige paremini sobibki siia meie kooliga seotud sõna. Mehed seisavad kui tammepuud, mehed on ikka aatele truud. Nii et toetage ja Marguse kaudu saate ka siia lava peale siis load. Aga esmalt siis Tartu Tamme gümnaasiumi parima sportlase toetamiseks Daniel Jeremejev. Suur tänu Kristjan ja Neinar Seli suurepärase võimaluse eest. Ja edasi paluks siia Stella Sein.
nii, aga üks stipendiumi toetav sertifikaat on mul veel peos ja see on Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja arengut toetav stipendium. Ja stipendiumi eesmärgiks on toetada Tartu Tamme Gümnaasiumi töötajat, et võimaldada tal laiendada oma teadmisi ja oskusi ning lisada jaksu. Stipendiumi juures on hästi oluline koostöö oma eriala toimekate vilistlaste, kooli koostööpartnerite ning kooli töötajate vahel. Ja ma paluksin siia Karin Tepaskent. Meie Tamme koolitüvi jagunes kaheks 2015. aastal, kuid side koolide vahel on endiselt tugev. Tamme koolist on tulnud meid tervitama Maria Nurja ja tema õde Maarja-Liis, kes on juba meie gümnasist, ning väikesed tantsulapsed. Nad esitavad Benny Andersoni ja Björn Ulveuse laulu Üks soov, üks laul. Klaverisaade Ele Millistver. Liikumine Tamme kooli 3. C-klass. Liikumise juhendajad Kadri Jukk ja Tiina Tooding. Üks laul on saatmas mind talt igal pool, saab jõudu hing. Kui vaid imet leida, muinasjutust võid, siis sa meelt ei heida. Kuigi hätta jäid, usun veel ingleid, ikka miskit head ma kõiges näen. Usun veel ingleid, kui ma tean, et õige aeg on käes, viib unelm see mind üle veel. Üks laul mu südames jääb mulle toeks reaalsuses. Silmes näen sihti, mis on seda väärt, et võiks murda lahti pimeduse äärt. Usun ikka miskit head ma kõiges näen. Usun veel ingleid, kui ma tean, et õige aeg on käes, viib unelm see mind üle veel. Üks soov, üks laul on saatmas mind talt igal pool, saab jõudu hing. Kui vaid imet leida, muinasjutust võid, siis sa meelt ei heida. Kuigi hätta jäid, usun veel ingleid,
järgnevas etenduses on kasutatud Tamme noorte tulevikku vaatavaid mõtteid, kuid on toetutud ka olulisele minevikust. Tervikuks sidus etenduse vilistlane Joosep Lõhmus 76. lennust. Head kaaselamist! NASA kuukulgur uudishimu leidis Marsilt mitmete miljonite aastate vanuseid jäänuseid bakteritest ja mikroobidest. Kas sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et Marsil võis olla kunagi elu või vähemalt soode pinnas normaalse elu tekkeks. Seda ma õppisin bioloogiatunnis. See jäi meelde. Ega mul kuigi palju meelde ei jää, aga
põnevamad asjad jäävad. Näiteks 1 + 1 on põnev. 1 + 1 teeb alati kokku 2. Samas jällegi, kui hakata vaatama, kui palju komakohti saab ühele järele ajada, siis hakkab tunduma, et ühte ennast ei eksisteerigi. Eksisteerivad ainult komakohad, mis annavad ühe kokku ainult siis, kui väga korralikult ümardada. See on põnev. Põnev on ka siis, kui õpetaja räägib midagi, mis ei ole tunni teema. Põnev on tema eraelu kohta asju teada saada. Näiteks, pole vaja. Ma ei tea, kuhu ma tulevikus võin jõuda. Õppida on iseenesest tore ja kuskile võiks jõuda. Ja selle nimel siis tasubki õppida. Nii võib tekkida soodne pinnas normaalse elu tekkeks. Vaata, Toots, maakera on ümmargune nagu sinu pea ja käib ümber päikese ringi. Seejuures pöörab sind ise ka iga 24 tunni sees korra. Nagu kass ümber palava pudru. Räägi mulle, kuidas nad maha ei kuku? Kes? No need austraallased või kes nad on siin. Need käivad ju jalad üles pidi nagu kärbsed laes. Ja no maakeral on magnetjõud, mis kõiki asju enda poole kisub. Õhku visatud kivi kukub ikka maa peale tagasi. Vaata, maakeras on õhust ümber piiratud ja seetõttu on igal pool külge tõmbamisjõud. Aga kuidas ta ennast pöörab? Räägivad, et pöörab. No pöörab küll, vaata, tal on telg. See telg, see on ettekujutatav kriips põhja ja lõunanaba vahel. No telge tegelikult ei olegi, aga maakera pöörab ennast nii, nagu oleks olemas. Kas saad aru? Mis paganama nabadesse teed? No need punktid, läbi nende on ju ühendatud. Vaadake, kus on jõud! Toots, mida sa teed? Ei midagi. Homme
kas sinna süüda on või ema jõgi, voolab vaikselt tundmatuna päägi. täna õitsen neiu armastan, homme vaata, kuidas saadast lahti saad, aga täna õitsen neiu armastan, homme vaata, kuidas saadast lahti saad. maailm on täis nutivärke. kõik toimub nutimaailmas. Keskaegse retsepti järgi tehtud küünlad põlevad tänapäeval kiiremini. Lapsepõlves tundus, et päevad ja õhtud on pikad. Nüüd aga mööduvad need kordades kiiremini. kõik läheb veel kiiremini. kõik muutub kiiremaks. stiil vahetub kiiremini. H&M-is kaup tuleb peale kiiremini. Ristmikul see tiks käib aina kiiremini. uut muusikat luuakse üha kiiremini. Traviata viimane etendus Estonias polnud 3:10, vaid 2:55. lumi sulab üha kiiremini. inimesed lähevad lahku üha kiiremini. raha teisele inimesele saab kanda üha kiiremini. tehnoloogia areneb nii kiiresti, aga ometi muutub telefoni aku üha kiiremini tühjaks. aga äkki on see tore? äkki on see tegelikult hea? võib-olla tuleks leida võimalus, kuidas ühendada tehnoloogiline aru ja bioloogiline aju. võib-olla.
Madrid või Portugali, Lissaboni. Ära siit, Merilis. Emme jääksin igatsema. Raha jääks kokku. Siin on hea. Metsas leian rahu ja vaikuse. Annelinna suveõhtud. Ma surfaks räigelt. Katastroof, katastroof, katastroof! Lageraie, kaunis loodus. Minu vanaisale siin meeldib. See on meie kodutalu. Talved on nii pikad. Tulevikus lähen elama sinna, kus pole talvi. Tulevikus pole kuskil talvi. Talv, soo ja raba. Avinurme, 10 aasta pärast on Eesti alles. Tahan saada presidendiks. Elu maal tekib siis, kui on piisavalt traktoreid. Eesti, raha on vähe ja vähe on tarku. Eesti, ma olen pooleldi soomlane. Uudiste vaatamine ajab mul hirmu nahka. Ei tohi uudiseid vaadata. Linnud laulavad öösiti, müstiline kodumüstika. Ma armastan Eestit. Ma armastan laulupidusid. Kui küsida, mis on patriotism, siis ma ei mõtle selle all, et mina olen patrioot. Mõtlen pigem seda, et võitleksin vereni nende inimestega, kes minuga natukenegi teisel arvamusel on. Me mõtleme rohkem seda, et Eestis, meie kodus, on kõigil omad arvamused. Me mõtleme seda, et kui meil kõigil on omad arvamused, siis see on see Eesti, mida armastame. Tahame armastada, tahame armastada, tahame armastada. Minu arust on iga inimene eriline, kuid seda ainult siis, kui ta ei ürita olla keegi teine. Tavaliselt, kui inimene üritab olla keegi teine, tuleb see väga võtsilt välja ning nii ei saavutada midagi. Enamasti ma proovin jääda iseendaks,
kuid kas see tuleb alati nii välja, nagu ma tahaksin? Mõnele inimesele öeldakse, et on võlts. See ei pruugi alati tõele vastata. Vahel ei saa inimene ise aru, et püüab olla keegi teine. Mul on öeldud, et ma olen hea sõber, aga ma ju ei tea, kas ütlejaga tegelikult niimoodi arvab. Ema meelest olen ma natukene lohakas, aga samas piisavalt vastutustundlik, et omada kodulooma, kellest hoolitseksin mina üksinda. Kellelgi teisel ei ole ju aega. Ma ei tea, mida õpetajad minust arvavad, kuid loodan, et ainult head. Vahel üritan nende ees olla parem ja ilusam, kuid tavaliselt püüan jääda iseendaks. Inimeseks tuleb saada. Tänaseks päevaks on mul olemas minu oma lugu ja inimestel minu ümber on nende omad lood. Mina olen enda omaga rahul. Ma loodan, et ka teised. Mina praegu elan koos vanematega ja unistan oma kodust. Mina praegu käin gümnaasiumis ja unistan kõrgharidusest. Mina praegu unistan kaitseväeks ja unistan jätkuvast vabadusest. Mina praegu unistan oma enda lemmikloomast. Mina praegu unistan sellest, et saan teha, mida armastan. Mina praegu unistan maailma avastamisest. Meie praegu unistame iseseisvast elust.
ma kardan maailma, kuhu 10 aasta pärast sünnivad inimesed. Vaesed lapsed. Mu vanaema ütleb tihti, et egas mina ju siis enda pärast muretse. Teie pärast on hirm. Noh, varem pidasin seda vanainimesele tavapäraseks. Nüüd vist mõistan. 10 aasta pärast on maailm kas parem või halvem. 10 aasta pärast läheb ma Madridi või Portugali elama. 10 aasta pärast on meil ikka samad õpetajad. Mõni uus on ka. 10 aasta pärast on mul laps, on mul mees, on mul koer. Elu maal tekib, kui on piisavalt traktoreid. Siis 10 aasta pärast ei ole ma veel midagi. 20 aasta pärast olen miljonär. Ma soovin, et oleksin endaga rahul. Et ma ei kardaks seda, kes ma olen ja teiste arvamus ei loeks mulle nii väga. Ja 10 aasta pärast on Eesti alles. 10 aastat möödunud on. Vanemaks on jäänud nii kool kui meie. Näha palju uut. Hindeks saame kuut. Ülikoolid lõpetatud, teadmised omandatud, õpetajad tänatud. Kooli aineid tuleb aina juurde, et iga laps saaks oma 6. Ma soovin, et meil kõigil oleks hästi. Ja minul oleks ka hästi. Ma soovin ägedat korterit ja partnerit. Ta peaks olema kuum. Traktoritest rääkides, ma soovin, et igal inimesel oleks oma traktor. Ma soovin, et maailmas poleks enam sõdu. Oleks tore, kui saaks natuke kergemalt elada. Eesti võiks alles jääda. Ma soovin, et tuumapomme poleks enam. Ma soovin õppida, rohkem õppida, 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 õppida. Noh, vaatamata kõigele tundub tulevik helge. Süda võiks kergem olla, rööm võiks suurem olla. Sõbrad võiks alles jääda, jäävad alles.
pole nime. Las meid nüüd kaasa võib veel, kaasa las viib koolipäevadel. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusöö. Hoidkem siis tugevad sõpruse sidemed, jagagem üheskoos mure ja rõõm. Jäägume silmisse nooruse sädemed, tuksugu ühises rütmis me südamed. Kergem siis mure ja suurem on rõõm, avan päevale peod, ootan homset kui imed. Kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevadel. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusöö. Näe, põhjanael kui tuli taevas ripub ja tema ümber sajad väiksed tähed. Ja minu süda. Ja minu süda. Ta ikka jälle nende juurde läheb. Neid taevatelgilt alla tooma kipub. Ma soovidega kõik need tähed liidaks ja punuks katkematu kuldse nööri. Ma punuks kaua. Ma punuks kaua ja töötaks varavalgest hilisööni ning öilgi selle kallal aega veedaks. Su rahva valudest ma sambad tahuks ja nende külge köidaks tähepaela. Mu väike Eesti. Mu väike Eesti, su kirstukaanest kisuks välja viimse naela. Su vaevad rõõmuks muudaks, vaenud rahuks. Veri hella vellekene, tee meil kiike kiike.
ei tea. Miks sa ei tea? Ei tea. Vaat miks sa ei tea, sa ei taha ütelda. Ütle ikka, siis ütlen mina ka, kelleks tahan. Kui mina ütlen teile, siis sina ka ütled. Miks ma siis ei ütle? Ma tahan õpetajaks saada. Aga mitte selleks, et kui õpetaja seda nüüd kuuleb, siis meele järgi olla. Ma tahan õpetajaks saada, mulle meeldiks õpetada. Ma tean, et see on raske ja palka on vähe. Mis teha? Vahel vaatan tänaval inimesi ning naeratan. Tuleb isegi pisar, sest nad on omas olekus nii ilusad. Ei tea, kas neil oli ka hea õpetaja. Mina tahaksin olla hea õpetaja. Teeksin tunde huvitavaks ja sisukaks nii endale kui ka õpilastele. Räägiksin teema kohta huvitavaid seiku. Minu arvates on õpetajaameti juures kõige tähtsam noorte mõistmine ja nendega hästi läbisaamine. Ma tahaksin olla hea õpetaja.
sügisel tuled ikka kooli tagasi. Pagans teab, kus mina juba sügisel võin olla. Aga sõbrad, mul on siin mõned asjad. Kui tahate, võtke omale. Sinule annan selle sulepea. Palun. Sinule uutmoodi sulepea. Sinule annan selle magneedirõua. Tee sellega, mis sa heaks arvad. Sinule see siidinöör saad omale uurileketiks panna. Näh, sähse juturaamat ja ära olen pahane. No ja tali, mis pagans ma sulle annan? Ahah, ennist lubasin sulle selle indiaanlase pildi anda ja ei annudki. Noh, võta siis nüüd. Palun. Kellele sa maakera jätad? Maakera võib sulle jääda. Aga egas midagi, peab minema. Päike toob kõik valge ette, nagu selles laulus oli, mis me õppisime. Eks ma tulen teid vaatama ja siis ma ütlen, mis asi see oli. Ma ütleks praegugi, aga te narrid ajate ju küüneviha sisse, siis ei anna see kupatus noote välja. Selline asi peab ikka saladuskatte all olema nagu musta mantliga mees. Egas midagi. Kas sügisel tuled tagasi kooli? Kes see seda teab? Ilm on suur ja lai ja võib-olla torkan sinna. Kui hea koha saan, halba ma muidugi vastu ei võta. Aga teie tulge vahel ülesoole, ma näitan teile oma koera. See on seesama, kelle ma enne jõulu kooli tõin. Aita, et nüüd on ta suur nagu Wolster ja kõnnib niiviisi 2 käpa peal.
Lugupeetud koolijuht, armsad õpetajad, vilistlased ja koolipere. Tänasel tähtsal päeval on mul suur au anda Tamme gümnaasiumi vilistlaskoori nimel üle kingitus, mis kätkeb endas meie kooli lugu ja elujõulist vaimu. See akvarell on inspireeritud suurmeistrite Elmar Kitse, Johannes Võerhansu ja Aleksander Vardi kolmikteosest aastast 1948. Kuid on samal ajal täiesti ainulaadne, nagu meie koolgi. Pildi autor on meie koolis 8 klassi lõpetanud ja praegu Pallase kõrgema kunstikooli maaliõppejõud Tuuli Puhvel. Teosele on põimitud meie kooli sümboleid ja ajalugu, Tamme gümnaasium, laulupeo rongkäik, suur tammepuu kui tugevuse ja kestvuse sümbol. Need kõik räägivad meie ühist lugu. See maal ei ole lihtsalt kingitus, see on mälestus ja samas ka inspiratsioon, tõotus, et meie hääled, meie laul ja meie traditsioonid ei hääbu. Usume, et see teos jääb kooli sümbolina paistma läbi aastakümnete, julgustamaks tulevasi põlvkondi liituma vilistlaskooriga, jätkama meie laulutraditsiooni ja hoidma meie kooli vaimu elavana. Olgu see akvarell märgiks, et Tamme gümnaasium ei ole lihtsalt koht, kus õppida. See on paik, kus sünnivad unistused, mis helisevad läbi põlvkondade. Soovime, et see kingitus tuletaks alati meelde meie ühtekuuluvust ja armastust muusika ja meie kooli vastu. Aitäh!
palume lavale kõik esinejad. Kutsume tänamiseks lavale kollektiivide juhendajad. Tamme gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud kontsertaktusele kaaselamise eest. Palume lippu väljaviimiseks tõusta. Tartu Tamme gümnaasiumi lippu kannavad õpilasesinduse juhatuse liikmed Karl-Erik Grillo, Janette-Liis Pikas, Merilin Kõster. On lõppenud. Täname kõiki osalejaid, endised ja praegused koolitöötajad, külalised ning vilistlased on oodatud õhtut jätkama Tartu Tamme gümnaasiumi majja aadressil Nooruse 9. Sinna saamist hõlbustavad linnaliinibussid märkega Tamme, mis ootavad pidulisi Vanemuise alumises parklas. Busse on kokku liikumas 3 ning 2 neist sõidavad ka teist korda kooli juurde. Kaunist õhtut ja meeleolukat hetki teile kõigile. Kohtumiseni 5 aasta pärast.